No see on nüüd küll üks nii imelik koht, ma sain täiesti elamuse, kui me tulime seal vahekäigus sisse ja mulle tuli kohe meelde, et Alice läks peeglitagusesse maailma ja teie olete mind toonud siia aknatagusesse maailma ja noh, minul kui naisterahval, jumal, siin on nii palju põnevaid asju, kõik alates maduussist ma peaksin siin kiljuma suure häälega praegu. Ja kõik need pärlid ja see niuke müstiline valgus ja... No ma ei tea, ma olen ise juba endale maailma loonud, et ma ei oska enam selle koha peal pikki juttu rääkida, seepärast ma olen nii harjunud sellega, et... See ongi nagu niukene muinasmaailm, minu jaoks küll praegu. Minul oli juba reaalsus. Lähevad segamini reaalsusega. Sest noh, 4 kuud aastas ma veedan siin klaaside taga. Tallinna kaubamajas käivad ju mööda kõik inimesed ja käime me teistest äridest mööda ja ma olen nüüd aasta otsa umbes jälginud neid kaubamaja akneid ja nad on pidevalt sundinud mind ennast vaatama, see pool siin. Ja ma lihtsalt tahtsin teada, kes on see mees või naine, kes neid akneid kujundab, sest noh, akneid olen ma vaadanud mujal ja mina nüüd teen küll komplimendi ja ütlen, et need aknad on minu jaoks kui vaataja jaoks põnevad, kuigi ma tean, et Tallinna kaubamajja ma suurt sisse astuda ei taha, sest noh, ma leian siit kas pika järjekorra või üldse mitte midagi. Kuidas te selle akna kujunduskunsti juurde tulite? Mingil määral ma siin realiseeringi võib-olla seda kunagist soovi, et ma soovisin saada nagu astuda Erkisse teatrikunstijana. Aga noh, saatus jutus niimoodi, et astusin disaini, pettusin erialas, täiesti juhuslikult tulin kaubamaja, kuna ma õppisin õhtuses osakonnas Erkis. Siis täiesti juhuslikult, kuna see oli kõige lähem asutus, kuhu tulla ja juhuslikult tulin ja juhuslikult sain, et see oli täielik mingi saatuse sõrm, mis mind siia. Nii et see on nüüd üldse niuke eesmärk, et ma pean saama akna kujunduskunsti. Ma ei teadnud sellest mitte midagi, ma elu sees akneidki vaadanud. Mind ei huvita need akende peal kohe mitte miski. Aga kaua te nüüd olete sellega tegelenud? 7 aastat. Minu elu ainuke esimene ja võib-olla ka viimane töökoht, ma ei tea seda ju veel, mis edaspidi saab. Ja algas see siis nagu mängust ja nüüd on sellest saanud niukene päris tõsine... Nojah, aga iga mees ja mingi määra võib-olla lapseks tead võib-olla elu lõpuni saan selle võimaluse endale nukkudega mängida elu lõpuni. Need mängureeglid nüüd siin, no ma ei kujuta ette, kus tehakse kõik, no ütleme see faktuur, need peavad olema ikka kohutavad ateljeepinnad, mis annavad võimaluse valmistada kunstnikul kõik see ette, mis siia akna peale välja panna. Ei, see on täielik improvisatsioon, sellepärast, et noh, ehkki meil on võib-olla isegi Tallinnas kõige paremad tingimused, et materjalide poolest, noh, tegelikult polegi olemas. Aga kus on need ateljeepinnad, kus te teete neid? Siin samas aknar. Kui ma teen aknad, siis on 1000 variante, mida ma teen, et noh, ja mis ta lõpuks tuleb, see on juba hoopis midagi muud. Sest praegustes tingimustes ei olegi võimalik teha ette täiesti projekteeritud aknaid. Ja katted on ees meil selle tõttu, et läänes on aknad suures osas, nii palju kui mina tean, nagu teise planeeringuga, et neil on ka akende tagumine veel tunduvalt sügavam kui meil siin, et meil on siin olemas foon, nii sügavad aknad, kui see foon on. Aga neil on ka seal taga foon tegutsemisruum, ka foonitagune, et valgustamise ja tegutsemise ruum, et nad lihtsalt panevad selle väga kiire, juba ette tehtud aknad juba väga kiiresti ehitavad valmis juba sinna karbi sisse. Aga meil käib siin täielik see töö kõik siin klaasi taga enamuses. Mulle tundub ikkagi, et see on niisugune kulisside tagune maailm, mis tegelikult on veel huvitavam kui see teatrilava. On siin kardinate taga praegu olla ja kui ma ju nii palju teid ei tunne, aga mul on niisugune tunne, kui ma vaatan seda kõrvitsat siin, siis mul on niisugune tunne, et kuskilt on loetud võib-olla tuhkadrinut ja ma ei tea, ma võin ju mõelda, kust tuleb kunstnikule idee kõik see täiuslikult teostadavat nii, et sa käid mööda ja tunned, et sa pead seda akent vaatama. Mingil määral ta muidugi sellepärast, et ma ei ole harjunud nagu oma professioonist või erialast šnitti võtma mingist maailmast.
Võib-olla ma tõesti kõige rohkem lähtun siiski teatrikunstist ja no kui ma juba olen kunstnik, siis ma pean ju midagi ka midagi olema või midagi tegema. Kui palju on võimalik niisuguse eriala juures vaadata lisamaterjale? No on olemas mingid kataloogid akende suhtes või aknakunst või kus seda õpitakse näiteks, kui jumalandi ei ole? Liidus minu teada puudub see absoluutselt. Olen kuulnud, et Moskvas oli mingisugune Lääne-Saksa kursus, mille lõpetajad said mingi paberi. Midagi on vist Leedus ka, aga Eestis puudub see täielikult. Mingisugune Tartu Müstikoolis on mingi dekoraatorite väljaõpetamine, aga no see on mingi kooli. Aga ajakirju uurite palju? Jaa, aga erialasid on jälle mingid Lääne-Saksa ajakirjad meil raamatukogudes on, aga viimased aastakäike pole neid jällegi olemas. Aga olete saanud niisugust elamust ka näiteks, kui vaatate nüüd mingit ajakirja, et vaat see aken on nüüd midagi niisugust, millise pilguga te vaatate? No samas on jälle niimoodi, et mina olen sellisel seisukohal, et kunstnik ei ole kunstnikule kohtumõista ja samuti ei ole kunstnikud ikka siiski huvitab iseenda asjad kõige rohkem. Ja noh, on küll, et on Jaapanis ja Inglismaa, nii palju kui mina tean ja nii palju siin Eestis materjali on, sest vaevalt, et ma tean nüüd kellestki rohkem. Et kõik, kes minu professiooniga tegelevad, täpselt sama paljud teavad, et ma ei ole nüüd kõige teadjam siin nende asjades, aga noh, nii palju kui mul silma on jäänud, on minu jaoks on tõesti täielik tipp on Jaapani aknad. Ka Inglismaa. Kui palju kuuldused on minuni jõudnud, et seal on vist ka kõige paremad koolid. Aga Tallinna Kaubamaja ei ole huvitatud, et niisugust noormeest saata välja, et ta palju saaks maailma näha ja aknaid vaadata. No püha jumal, et me elame ju kõik peast suhu, et ei tea, et ma siin tehagi saan. Kui head suhted peavad olema muuseumitega, rekvisiidiladudega, et noh, kõik need asjad siia välja panu nagu siin need vanad keskaegsed vasknõud ja riiulid ja kus te need hangite? Tänu Tallinn filmile, tänu teatritele. See on täiesti ainult isiklike suhete nagu see pinnal, et kui ma midagi silma hakkab tänu prügimägedele. Tõsi, jah? Tõsiselt. Mul on ammu tundunud niimoodi, et see on jälle üks jaapanlaste elulaad, et nad prügimägesid ei tunnista, nad oma prügimäed kasutavad kõik ära mõtte. See on küll praegu väga progressiivne mõte, et prügimäed leida ka kunstiväärtusi. Ei, no see on juba vana idee, aga siin kõrvalt lammutati rajoon maa, siit said nii mõnedki meie kaubamaja kunstnikud endale ideesid ja materjali akende jaoks. Kui tihti kaubamaja aknaid neid suuri aknaid vahetada tuleb kunstnikul uus dekoratsioon püsti panna? 4 korda aastas. Aega selleks on korraga 3 nädalat. 3 nädala jooksul peab siis hooaja aknad valmis olema. Väga primitiivne kevad, sügis, suvi, talv. Lähme nüüd seda käiku mööda edasi ja vaatame, mis seal on, et laseme meie operaatori ette, siin on nii kitsas.